Tere tulemast Sakulete podcasti, mina olen Heneli ja täna on meil külas Simone Epro, kes on pikaajalise kogemusega koolitaja ja sotsiaalvaldkonna spetsialist. Ja täna on meil siis fookuses meeskondade arendamine ja toetamine. Tere tulemast! Tere! Sul on palju kogemust selles valdkonnas, et mis on ühe hästi toimiva meeskonna edutegurid? Ja meeskonnatöö on niivõrd oluline teema, et mul on tõesti nagu mitmeid kogemusi erinevatest organisatsioonidest ja tehes neid koolitusi, ma nagu iga koolitus nopin jälle üles midagi, mis viitab sellisele heale meeskonnale. Aga ma olen enda jaoks kuidagi selle hea meeskonna edutegurid pannud sellisesse maja formaati, et kui me kujutame ette, et meeskonnatöö on selline tugev maja, siis maja vundamendiks on kindlasti sellised ühised väärtused, kokkulepped ja eesmärgid, et kui see vundament, kui need ei ole paigas, siis tekivad praod, maja laguneb ära. Et see on nagu kindlasti üks selline põhiasi, mis peab olema. Siis kui me liigume nagu selle maja metafooriga edasi, siis maja keskmes on kindlasti usaldus. Et kui ei ole usaldust, siis ei ole sellist koostööd, ei ole sellist hästi toimivat suhtlust omavahel. Usaldust saab tuua näite nagu armastuses, et kui ei ole armastuses usaldust, ei ole ka armastust. Et meeskonnatöös tegelikult on see sama lugu. Ja kui me võtame seinad, et maja seinad, siis kindlasti sellise hea meeskonna tugitalad on ka rollide jaotus, et oleks meeskonna liikmetel omavahel rollid paigas, sest kui need ei ole paigas, siis jälle kuskilt midagi hakkab lohisema. Ja teisel pool seinad on siis kindlasti sellised, et meeskond tunneks ära, millises arengufaasis ta parasjagu on. Et kas ta on siis sellises algetapis, kus ongi usaldushabras, või on nad juba jõudnud edasi näiteks konfliktifaasi, kus peab kindlasti mingeid samme ette võtma, et seda asja ei saa teisiti lahendada, või siis on tegemist juba sellise koostööfaasiga. Ehk siis need seinad on siis selline rollide jaotus ühelt poolt ja teiselt poolt siis selline, et me tunnetame ära, mis etapis me oma meeskonnaga oleme. Ja kui liikuda katuse poole, siis katuseks on kindlasti juhtimine, et heal meeskonnal peab olema ka hea juht, kes väärtustab meeskonnatööd, kes juhib nendele teemadele tähelepanu ja kes pidevalt tegeleb sellise meeskonnatöö arendamisega. Et tõesti, meeskonnatöö on nagu selline tugev maja, mille peavad olema kõik osad olemas. Aga mis juhtub, kui meeskonnas on konflikt? Et mis seal faasis või etapis siis on? Ja, et ma kindlasti tahaks kõikidele meeskondadele öelda, et ärge kartke konflikti, sellepärast, et konflikt on oluline, konflikt on vajalik, et kui ei ole konflikti, siis ei teki selliseid eduväljakutseid, ei teki sellist tahet võib-olla mingisuguseid asju omavahel lahendada, et konflikt peab tulema. Konflikt on selline edasiviiv jõud ja konflikti saab lahendada. Kui meeskonnas on usaldus, siis kõige parem selline usalduse näitaja meeskondade puhul on see, et kas julgetakse konflikti hakata lahendama. Ehk siis, kui tulebki see konflikt, kas siis meeskonna liikmed peidavad pea liiva alla ja ütlevad, et ei, et me ei tegele sellega, või siis teine variant on see, et koos juhiga siis võetakse vastutus ja öeldakse, et okei, me lahendame selle konflikti koos ära. Et konflikti kindlasti ei tasu karta. Nüüd on teine variant see, et kui see konflikt on läinud võib-olla liiga suureks, et mida siis teha? Variantideks on see, et kui meeskond ei suuda omavahel konflikti ära lahendada, siis kaasatakse näiteks kolmas osapool. On ta siis superviisor, mingi terapeut või siis professionaalne selline konfliktivahendaja, kes aitab selle meeskonna konflikti ära lahendada ja vaatab seda asja võib-olla hoopis teisest vaatenurgast, et kui me oleme ise seal sees, võib-olla me ei näe neid probleeme päris hästi. Aga kui sellest ka ei ole abi ja kui konflikt on paisunud tõesti nii suureks, et mitte midagi ei oskagi enam peale hakata, siis minu soovitus lihtsalt ongi siin juhile see, et vaadata võib-olla natukene tugineda ettevõtte väärtustele. Mis on selle konkreetse asutuse või ettevõtte väärtused, missioon, visioon, et kas need inimesed, kes konfliktis on, kas need täidavad seda asutuse missiooni ja visiooni, et me ei peaks kartma teha selliseid karme otsuseid. Et kui ikkagi konflikt lõhub meeskonda ja muid variante on kõigi kaalutud, katsetatud, ei õnnestu, siis tuleb teha raskeid otsuseid. Aga kui satub tiimi väga sellise erineva näiteks kultuurilise või usulise taustaga inimesi, et mis võib tekitada konfliktneid, kuidas sellises meeskonnas neid lahendada?
Ja, et see on ka selline küsimus, mida alati koolitustel küsitakse, et no, ma tooksin paralleeli võib-olla usaldusega, et kui näiteks on meeskonna liikmete seas usaldus kadunud või see on hapraks muutunud, keegi on mingisuguse eksimuse teinud, et siis nende asjadega saab tööd teha. Samamoodi saab tööd teha ka sellega, kui meeskonnas on natukene erinev inimene, et on võimalik panna paika ikkagi ühised väärtused, rääkida need teemad omavahel läbi, sest noh, see on see vundament, et kui me saame ühised väärtused paika, kui me saame paika eesmärgi, miks me seda teeme, miks me teeme meeskonnatööd, miks me koos töötame ja kui me nende teemadega tegeleme, siis tegelikult see ei ole mingisugune probleem. Et tuleb lihtsalt anda aega, et sama nagu usalduse puhul, usaldus ei teki üleöö, et me peame andma aega nende teemadega tegelemiseks, panema võib-olla meeskonnad sellisesse olukorda, kus nad saavad koos probleeme lahendada, mingeid väljakutseid lahendada, ühiselt koos toimetamine. See on see tegelikult, mis liidab, et ma arvan, et ei ole ületamatuid takistusi. Aga kas sul on tuua välja mingeid konkreetseid ka näiteid, kuidas sa oled saanud lahendada selliseid konflikte, et kas on siis seotud sellise taustaga nagu kultuuriline erinevus või siis just sellised toksilised inimesed, kes siis nii-öelda meeskonna nii-öelda vaimu rikuvad näiteks, et kuidas siis toimida? Ja mulle meenub kohe üks koolitus, kus oli, noh tegelikult juba koolituse alguses ma tajun kohe ära neid suhteid seal ruumis ja kui ma hakkasin rääkima, tavaliselt ma jõuan päeva teises pooles, jõuan siis koolitusega sinnamaale, kus me räägime nendest faasidest ja tuli see konfliktifaasi teema just. Ja siis tegelikult 2 osapoolt sellest meeskonnast oli aru saada, et nad on konfliktis ja nad hakkasidki seal omavahel, ma ei tahaks öelda vaidlema, see oli pigem selline konstruktiivne suhtlus, kus nad tõid tegelikult väga konkreetselt välja, mis neile teise osapoole juures või tegemiste juures ei meeldi ja mis on siis see, mis nad teevad hästi. Ja mis mina tegin siis koolitajana, kuna juht oli ka koolitusel, siis mina ei saa koolitajana võtta vastutust selle meeskonna toimimise eest. Mina saan anda neile näpunäiteid, soovitusi, kuidas mida teha. Ja ma lasin neil lihtsalt rääkida omavahel, et me olime küll graafikust maas, aga ma tundsin, et tol hetkel on see oluline. Ja need 2 osapoolt omavahel seal rääkisid. Ma juhtisin võib-olla tähelepanu tõesti sellistele asjadele, et palun too välja, mis on see, mis sulle ei meeldi teise inimese käitumise juures ja too välja ka midagi positiivset, sest alati inimesed unustavad ära selle positiivse asja. Ehk siis me tegelikult ju hindame oma kolleegides nii paljusid väärtusi, paratamatult me räägime rohkem negatiivsetest asjadest, aga räägime rohkem ka positiivsetest asjadest, sest see on see, mis meid inspireerib. Nii et ma lasin neil lihtsalt omavahel suhelda, vaielda ja lõpuks siis tõesti juht võttis vastutuse, ütles, et selge, et me oleme saanud sellel teemal praegu piisavalt rääkida. Kas te olete saanud kõik omalt poolt välja öelda? Et see on ka oluline, et inimesed tunneksid, et nüüd on kõik, et ma sain ennast tühjaks rääkida ja kas me saame nüüd edasi liikuda. Ja siis me tegelikult liikusime edasi, et mida me võib-olla nagu ei taju väga tihti on see, et me tahamegi eelkõige asjad enda seest välja saada. Sellele aitab kaasa rääkimine, nutmine, naermine, kõik sellised tegevused, ja tol hetkel oli seda sellele meeskonnale vaja. Nii et jah, tuleb aega anda ja tuleb ausalt avameelset asjadest rääkida. Aga mis nii-öelda seisus peaks nii-öelda lahti laskma inimestest, et kui ongi konfliktid on nii suureks läinud, et on nii raske neid lahendada, mis hetkel lahti lasta? Ma ütleks, et tegelikult juht tunneb ära selle momendi, et juht on see, kes tunneb oma meeskonnaliikmeid kõige paremini. Kui juht on andnud suuniseid, soovitusi, ta on toonud meeskonda kokku, ta on lasknud neid konflikte seal lahendada, on kaasanud võib-olla mingeid kolmandaid osapooli, aga see ei toimi. Või kui juht on konkreetselt, kui see konfliktne osapool on üks konkreetne inimene ja ta on andnud selle inimesele mitmeid võimalusi, ma ei tea, 3 võimalust näiteks olukorda parandada. Võimalusi kindlasti ei tohiks anda selliselt, et hakka nüüd muutuma või et lihtsalt selline üleüldine soovitus on ju, vaid pigem anda konkreetsed suunised töötajale, mis ta peab tegema selleks, et see olukord saaks siis lahendatud, et see olukord, et tema töötamine saaks selles ettevõttes jätkuda. Mida peab siis see inimene tegema? Ja kui neid soovitusi ei ole järgitud ja kui me ikkagi näeme, et selle inimese väärtused, missioon
ei ühti sellise suure pildiga või teiste inimeste missiooniga, siis on see moment, kus me peame lahti laskma. Aga kui meeskonnas on väga sellised individualistlikud inimesed, kes ei ole võimelised tegema meeskonnatööd, et kui tegemist on meeskonnaliikmega või kui tegemist on juhiga, kuidas sellises olukorras käituda, kui lihtsalt pole võimelised tegema seda meeskonnatööd? No siinkohal ma ütleks lihtsalt nii palju, et kõik on võimelised meeskonnatööd tegema, et me ei pea olema sellises meeskonnas, kus me päevast päeva kõike teeme koos, aga me peame ära tajuma enda rolli. Mis on see minu roll selles meeskonnas? Valdkondi on väga palju erinevaid. Valdkond, kus mina töötan, on sotsiaalvaldkond. Seal inimesed paratamatult peavad koostööd tegema, sest me ei saa üksinda mingeid selliseid suuri kompleksseid probleeme lahendada. Aga kui on tõesti selline, ma ei tea, IT-sektor näiteks, kus inimesed teevadki oma ülesandeid, igaüks oma arvutis võib-olla nokitseb mingite tarkvarade kallal, siis ka tegelikult see on meeskond, sest igal inimesel on oma roll. Mina ei saa enda ülesandega edasi liikuda, kui see teine kolleeg ei ole oma ülesandeid ära täitnud. Ehk siis ma jään selle juurde, et kõik inimesed on suutelised meeskonnatööd tegema. Kõik meeskonnad ei pea olema nii kokkuhoidvad, kui me võib-olla seda sotsiaalvaldkonnas eeldame, aga rollide jaotus peab olema paigas, ühine eesmärk peab olema, miks me seda teeme. Ja ma arvan, et see kehtib ka juhi kohta. Ehk siis juhil peab ikkagi olema, juht ei saavuta mitte midagi ilma oma meeskonnata. Tal peab olema see tugi taga, et tema jõuaks ka oma eesmärkideni. Ja ma arvan, et see on selline oluline koht juhtidele, mida mõista või mida nagu endasse sisendada, et see on minu meeskond. Ma ei tee seda tööd üksinda ja ma saavutan tulemusi ainult koos oma tugeva meeskonnaga. Et see on võib-olla see, mida kaasa võtta. Aga mis sinul kui koolitajal on olnud kõige sellisem keerulisem probleem, mida lahendada meeskonnatöös? Kõige keerulisem probleem. Ja ma puutusin ühel koolitusel kokku inimesega, kes oli ka osa suurest meeskonnast, kes oligi väga selline individualist. Ta vaatas neid asju kõiki oma vaatenurgast ja ta kippus inimestele halvasti ütlema. Ehk siis ta ütles välja kohe, mis tal nagu mõte oli, kohe ütles välja, aga ta ei mõelnud, kuidas see võib teisi mõjutada. Ehk siis sellised võib-olla solvavad märkused või sellised väiksed pisisolvangud. Ja siis ma pidin koolituse raames küll sekkuma ja ütlema, et me ei saa niimoodi teiste inimestega rääkida. Et see ei ole meeskonnatöö. Meeskonnatöös peab olema selline austav suhtlemine omavahel. Et see oli üks selline keerulisem olukord ja tegelikult selle koolituse lõpus see inimene tuli mind tänama, ütles, et ma ei olegi varem nende asjade peale niimoodi mõelnud, et kuidas minu ütlemised võivad mõjutada teisi inimesi. Et see oli selline huvitav taipamine. Aga mida saab iga meeskonnaliige ja juht teha, et meeskonna koostöö sujuks paremini ja suurendada seda? Ja kõik, kes on meeskonnaliikmed või töötajad, võtame siis töötaja seisukohast, et mida saan mina teha, kui ma olen üks meeskonnaliige. Mina saan kindlasti teha seda, et ma annan märku, kui asjad ei ole hästi. Ehk siis ma näitan enda käitumisega eeskuju võib-olla teistele meeskonnaliikmetele. Ma teen väikseid samme, kas siis usalduse suurendamise nimel, või siis kui ma näen mingit konflikti, siis ma juhin sellele tähelepanu, kuulge, lahendame ära, miks me nagu lükkame neid asju lihtsalt liiva alla. Ehk siis ma saan ise anda oma panuse ja ma saan ka juhile märku anda. Ma arvan, et meie meeskonnas on vaja rohkem tegeleda selle meeskonna arendamisega. Ehk siis see on see, mida me saame ise teha, mille eest me saame ise vastutust võtta. Mida iga juht saab teha? Juht saab kindlasti teha selliseid rohkem meeskonna üritusi, anda oma meeskonna liikmetele võimalusi koos olla. Et me teame ju tänapäeva kiiret elutempot, meil ei ole väga tihti neid võimalusi, me teeme oma töö ära ja proovime ellu jääda, aga võtta see aeg meeskonna selliste suhete arendamiseks, tugevdamiseks, on need siis sellised ühisüritused, on need mingisugused meeskonna väljakutsed, mida koos lahendada. Väga palju me näeme ju praegu ka töökuulutustes, tegin sellise väikse turu-uuringu, vaatasin töökuulutusi ja üle poolte töökuulutuste sees on kirjas, sind ootab toetav meeskond, sind ootavad ägedad meeskonnaliikmed, hands down the best team ever on ju. Et see on see, mida tööandja saab oma väärtuspakkumisena välja reklaamida. See on see, mille pärast me tööle lähme. Me tahame, et meid ümbritseksid head inimesed.
toetavad kolleegid. Et jah, juht saab anda oma inimestele võimalusi aega koos olemiseks. Ja kindlasti sellised väga produktiivsed koosolekud, et ei oleks sellist tühja juttu, et me keskendumegi konkreetselt ühe probleemi lahendamisele näiteks koosolekul. Ja kui meeskond ühiselt panustab ja koos neid asju lahendama hakkab, siis see meeskond muutub ka tugevamaks. Ja koolitus, meeskonnatöö koolitus. Ma arvan, et see peaks olema igale asutusele või ettevõttele kohustuslik, sellepärast et me ei saa oma meeskondi tööle, kui me ei juhi nendele teemadele tähelepanu. Mina olen see, kes aitab koolitustel need väärtuste teemad läbi rääkida, kuidas lahendada konflikte, kuidas panna paika meeskonna missioon, väärtused, eesmärgid, ehk siis need on need teemad, mida me saame ka koolituse käigus käsitleda. Ja kui ei ole koolituseks aega, siis selle tarbeks ma tegin sellise väikse abivahendi, meeskonnatöö koolituskaardid. Et töötasin sellise abivahendi välja sellepärast, et ma ju tean, kui kiires elutempos me elame, et meil ei ole võib-olla tõesti kõikide valdkondade juhtidel aega võtta seda, et teeme nüüd 8-tunnise koolituspäeva kõikidele meeskonnaliikmetele. Aga need koolituskaardid on tõesti selline asi, mis annavad juhile konkreetsed suunised, mida sa saad mingisuguse teema arendamiseks teha. Need on mul jagatud ära erinevatesse kategooriatesse, et siin on konkreetselt välja toodud näiteks tutvumisharjutused, 6 erinevat tutvumisharjutust, kui tuleb meeskonda uus liige. Mida ma saan teha, et meeskonnaliikmed omavahel tuttavaks saaksid? Siis on mul siin välja toodud usalduse tugevdamise kaardid, ehk siis konkreetsed sellised ülesanded, mis aitavad siis tugevdada seda usaldust meeskonnas. Siis on erinevad situatsioonülesanded, mis tugevdavad jälle seda meeskonna sellist koos olemist, kuidas probleeme koos lahendada. Siis on siin mul koostöö tõhustamise kaardid, konfliktide lahendamise strateegiad. Et see on selline abimees, mis võiks olla iga juhi käekotis. Et kui ma lähen koosolekule, mul ei ole ideid, kuidas neid asju või neid teemasid lahendada, ma võtan siit konkreetse kaardi ja vaatan, siin on selline harjutus, ma võiks oma meeskonnaliikmetega seda teha. Et see on siuke mõnus abimees. Väga vahva, aga lõpetuseks äkki oskadki öelda ühe hea soovituse, kui meeskond tahab uut värskust, uut hoogu, mis oleks üks asi, mida sa neile kohe soovitaksid? Ma soovitaks minna oma töökeskkonnast välja. Ehk siis minge oma tööruumidest välja, see võib olla lihtsalt minge kas või kõrvale metsa, minge koos rabamatkale, tehke midagi koos, mis teile kõigile meeldib. Ja selle käigus tegelikult juba see jää sulab ja saab edasi liikuda. Aitäh, aga need on väga head soovitused, kõigile hea meeldetuletus kindlasti ka kõik on seotud meeskonna tööga. Aga aitäh sulle tulemast, Simone, ja aitäh kuulajatele ja näeme juba peagi järgmises episoodis.